kui tohib küsida, väga põnev oleks vaatajal teada, mida võib leida, doktor Vaher, teie koduapteegist haiguste ennetamisel viiruste perioodil? Võib ikka küsida, et üks asi, mis viirushaiguste perioodil on kaalukeeleks, kui meil on tasakaalustatud elurežiim, meie töö- ja puhkeaeg on tasakaalus, siis üldiselt viirused ründavad meid vähem. See tähendab, et magage piisavalt, aga nüüd sellest unerežiimi muutmisest lühiajaliselt ei ole abi. Tegelikult peaks pikema perioodi jooksul hindama enda unevajadust ja seda tagama. See on number üks asi, et 8 ja ka 9-tunniline uni, kui on olnud pingelisem periood tööl, või on suurem sporditegemise hoog sees, et siis inimene vajab rohkem und. Et uni on üks asi, mida ma kindlasti esile toon. Siis füüsiline koormus, mis täiskasvanud inimese puhul võiks olla vähemalt 30 minutit aktiivset tegutsemist värskes õhus, see oleks parim variant, aga kuni tund päevas, see on see, mis on näidatud ka uuringutes, tagab hea vastupidavuse viirusinfektsioonidele. Kui nüüd mõelda selle peale, et oled koju läinud sellise väikse külmavärinaga juba ja tunned, et nina läheb kinni, et mis siis ette võtta, siis mina olen saanud head efekti käte-jalgade kuumadest vannidest, mõnikord ka lapsepõlvest mäletades lisades sinna sinepit, mis on ka taimne vahend ja C-vitamiin on hea. Olen kasutanud singipreparaate ja erinevad ravimteed, mis ühest küljest tagavad vedelikuga varustatust ja teisest küljest ütleme kummel ja saialill, mis on näiteks ka sellise hea põletiku alandava toimega. Need annavad sellist leevendust ja kui on peavalu, siis tuleb ikkagi valuvaigistit võtta, et arstid ise soovivad kindlasti eriti teadvustada seda, et ma ei taha kannatada ja ma tahan kiiresti tööle naasta. Aga loomulikult ka aja jooksul pöördume ka meie apteeki ja küsime apteekri käest, et mis teil on pakkuda, et mis on sellised ravimid, mis teevad seda kurku pehmemaks, mis teevad nina vabamaks ja seal on aja jooksul, ma olen väga palju taimseid preparaate läbi proovinud. Ja on neid, mis aitavad väga hästi, mõne haiguse puhul, teise nohu puhul jälle tunnetad, et seekord nagu ei ole väga suurt efekti. Nii et see on nii ja naa. Ja tuleb ka öelda, et ega iga sellise külmetuse puhul ei pöördu kohe sellise mitte taimse ravimi poole, et ikka proovid selliste leebete võtetega hakkama saada. Tänan, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!